tere, Kristel! Tšau! Mul on nii hea meel, et sa tulid minuga kohtuma ja just sellisest avatud südamekohast ja rääkima enda kogemust tantrafestivaliga. Et võib-olla alustamegi, Kristel, sellest, et millal oli see esimene kord, kui sa käisid Eesti tantrafestivalil? Sel suvel on minu jaoks 4. kord, ehk siis esimest korda käisin 2022. Oli esimene kord. Ma mäletan, kui sa tulid mu juurde ja sa ütlesid, et see on su esimene tantrafestival. Mis selle aja jooksul on muutunud? Nüüd on siis sellest esimesest korrast 3 aastat möödas. Ma natuke alustan tagant poolt, et esiteks aitäh Igor ja Dali, kes tegid tutvustava podcasti, mis kutsus inimesi tantrafestivalile aastal 2022. Ja sellest ma kuulsin, läbi selle podcasti ma kuulsin tantrafestivalist peaaegu esimest korda. Ma olin selleks hetkeks lahutanud oma abielu vastumeelselt. Ma olin 10 aastat olnud suhtes. Ja ehk siis 2 nädalat varem. Ja selleks hetkeks, kui ma jõudsin tantrafestivalile, ma teadsin, et mul oli kutse. Ma üldse ei mõelnud üle, ma olin täiesti südames. Aga retrospektiivselt ma olin nii tohutult katki. Ma ei teadnud üldse, kes ma olen. Ma lihtsalt ma usaldasin seda kutset ja ma teadsin, et see oli minule. Ja sealt algas minu taas iseenda leidmine ja iseendasse jõudmine, sest ma olin nii puruks ja ma olin üsna palju vägivalda selleks ajaks kogenud oma elus. Need inimesed, keda ma kohtasin tantrafestivalil, need kogemused, need sündmused, see on nagu kirjeldamatult palju pakkunud minu arengule. Kõik need üritused, mõtted, armastused, inimesed, sõbrad, koostööprojektid, mis on sellest tulnud, tööpakkumised, karjäärivõimalused. Et ma usun, ma võin julgelt öelda, et kõik hea, mis praegu on minu elus, on sellest esimesest tantrafestivalist välja kasvanud. Kas või niimoodi viidete kaudu, et inimene, keda ma seal kohtasin, viis mind kellegi teiseni, kes lõi midagi imelist. Seega kokkuvõtvalt minu elu on see nii tohutult muutnud ja minu reaalsust ja minu eneseusku ja olles ise hästi sügavas kohas sellel hetkel, kui ma esimest korda 3 aastat tagasi külastasin tantrafestivali. Ma olen nüüd ennast taas üles leidnud ja veel kõrgemaks kasvanud ja jõudnud nii imeliste kogemuste ja taipamiste ja iseenda ära tundmiseni, et ma olen südames tänulik, et ma usaldasin. Aga võib-olla sa tahad mulle, Kristel, natukene konkreetselt jagada, et näiteks sinu isikliku iseendaga, suhe iseendaga, kuidas need tantrafestivalid on muutnud seda suhet iseendaga? Ma arvan, et see on pakkunud läbi töötubade ja erinevate õpetajate ja seal kohatud inimeste kaudu neid võimalusi ja neid ruume, kus me paneme ennast proovile ja me julgeme otsa vaadata mingitele kohtadele iseendas, kas mingitele unustatud kohtadele või kas või varjukohtadele. Ja sellest saab alguse selline ilus sisetöö iseendaga. Et see annab nagu ruumi iseendasse vaadata, kui sa tuled festivalile. Ja mulle meeldib, et tantrafestival on 4 päeva. See tähendab, et sul on päriselt aega jõuda kohale ja võtta see hetk, et me ei lahma niimoodi 2 päevaga kiiresti midagi läbi. Sul on tõesti aega nagu maanduda, kohale jõuda ja meil on 4 päeva aega, et me saame tõesti minna süvitsi, et paljud taolised üritused kestavad märksa lühemat aega, et sa saad seda protsessi alata ja tõesti vaadata, mis sul seal sees toimub.
kõige olulisem minu jaoks võib-olla väga lihtne, aga on see, et ma taastasin ühenduse iseendaga. Et ma jõudsin iseenda südamesse ja ma leidsin jälle üles oma sisemise hääle ja enesearmastuse ja selle teadmise, et kes tegelikult mina olen. Aga võib-olla see hästi paljud inimesed räägivad sellest, et võib-olla sa tahad mingi kild avada, et kuidas sa leidsid selle ühenduse seal oma südame häälega, kuidas sa seda koged? Mina isiklikult, ma olen hästi inimeste inimene. Ma hakkasin seda esmalt taipama läbi väliste peegelduste, sest et seal külastajad ja õpetajad ja kõik, kes seal viibivad, on nii avatud südamega ja nii armsad inimesed, et olles tulnud üsna vägivaldsest keskkonnast, siis läbi teiste inimeste peegelduste, sest et me ju saame maailmas näha ainult seda, mis meie enda sees on. Ja läbi selle see sai alguse. Et sulle välismaailm peegeldas tegelikult sinu sisemaailma. Ja see tervendas siis sind. Ja. Kas see andis ka sellise turvalisuse? Et ma kogen, et see on kindlasti ka üks komponent, on selline turvalisus. Et ma võin ollagi mina ise. Et ma julgen olla, et see on selline turvaline ruum. Ja, sellega ma olen kindlasti nõus, et eriti meie nagu kiirest kommertslikust välismaailmast tulles, kus me tegelikult võib-olla mõtleme ainult selle peale, et kellel on uhkem auto või töökoht või raha, siis et see tantrafestival loob sellise just läbi inimeste ja läbi koha sellise turvalise ruumi päriselt enda sisse vaadata ja võtta see uhke kest maha ja me oleme kõik nagu üks, et mis on sinu sees, et mina näen sind ja sina mind. Ja võib-olla see on mõnele inimesele isegi, see võib isegi valus või ebameeldiv olla, et enda sisse vaadata, et äkki mulle tegelikult ei meeldi see, kelleks ma olen muutunud, äkki ma tegelikult ei ole uhke selle üle, kes ma olen. Aga see festival, just see on nii hea, et sa tõid välja selle turvaruumi. Seal ei ole hinnanguid, seal ei ole hukka mõistmist, see on eelkõige just iseenda jaoks meile kõigile. Et ma saaksin iseendaga rohkem sõbraks ja iseendaga vaadata võib-olla üle oma elu eesmärgid või kes on minu tutvusringkonnas või millised need suhted on, eks? Millised on need suhted, millise kvaliteediga, kas need on mulle kasulikud või tervislikud või üleüldse, et kas ma üldse olen oma elus õiges kohas, see on nii palju rohkem kui lihtsalt inimesed, õpitoad, laulmine, tants, suhtlemine, see on et selle all on veel midagi, selle all on nii palju tohutut. Aga kas oskad mulle öelda, et me saame küll üks kord aastas 4 päeva kokku, kas see energia või need muutused, mida sa koged seal festivalil, kas need kanduvad üle ka su igapäevaellu? Näiteks, ma ei tea, suhetesse perega, suhetesse sul oma lapsega või ka intiimsuhetesse oma partneriga, partneritega? Ja kindlasti. See jätab nagu nii sellise kustumutu jälje ja natukene muudab nii-öelda sinu operatsioonisüsteemi, kui sa ise valid. Et mina näen, et mina võtan kõik õpitu kaasa, kõik muudetud mustrid kaasa, kõik selle armastuse, nii palju, kõik selle imelise energia, mida need inimesed pakuvad ja see koht pakub. Ja see kindlasti nagu immitseb kõikidesse eluvaldkondadesse, suhetesse partneriga, sõpradega, perega absoluutselt. Ma läbi selle olen näiteks hakanud paremaid töövalikuid tegema ja loobunud mõnedest inimestest oma elus, kes enam ei ole võib-olla kõige tervislikumad minu elule, mis ma olen märganud. Hästi paljud on öelnud, et ühel hetkel me enam ei saa teistmoodi, et ma läbi selle enesearmastuse ma ei saagi valida endale tööd, mida ma tegelikult ei vääri või neid suhteid, mis ma tegelikult ei vääri, et see, kui ma jõuan sellesse eneseväärtustamisse, siis sa lähed nagu järgmisele, ütleme, astmele, kõrgemale astmele. See vibratsioon on kõrgem ja see sagedus on kõrgem ja sa ei saa enam seal all olla, see lihtsalt, sul ei ole nagu enam küsimus, kas ma teen seda või ei tee, sest see minu jaoks ongi ei, su keha ütleb seda. Et mina näiteks oma elus olen nii kogenud seda.
Aga ütle, lihtsalt nagu nii huvitav sellised nagu natuke nagu elulised ja konkreetsed näited, et võtame näiteks ju suhe su lapsega, et me emadena ju armastame oma lapsi üle kõige siin maailmas, eks ju. Et kuidas näiteks see, et sina oled seda teed juba 3-4 aastat käinud, et kuidas see suhe mõjutanud näiteks sinu suhet sinu armsa lapsega? Ma arvan, et ma olen kindlasti rohkem kohalolus, kannatlikum. Ma olen alati olnud väga tähelepanelik ja armastav temaga, aga võib-olla see muutus enim on näha sellistel konfliktirohketel või raskematel hetkedel, kus ma saan endale meelde tuletada, et kui mina oleksin see väike tüdruk või poiss siin, et mida ma tegelikult vajan, mitte lasta esmastel reaktsioonidel ennast kanda, vaid ma olen juba nii palju endaga tööd teinud, et ma saan jääda kohale ja pakkuda oma lapsele päriselt seda kohalolu ja armastust, mida ta vajab. Sest et ma tean, et kui ma väga sageli, kui ma reageerin tugevasti, siis ma ei reageeri temale. Ma reageerin kellelegi teisele, kes on mulle väga palju haiget teinud ja ma tahaks kogu selle viha valada välja selle täiskasvanud inimese peale. Aga kui selleks sihikuks saab minu enda laps, mis ei ole õigustatud, et see ei ole õige ja sellised kohad ma kindlasti märkan ära, kust tulevad minu emotsioonid, mis minu sees toimub, see on nii laiem, eks? See on nii laiem. Ja just, et me räägime küll Tantra festivalist, aga tegelikult ma kuulen sinu jutust, et sa annab tööriistad, kuidas navigeerida igapäevases maailmas, kuidas hoida neid suhteid mitte toksilistena ja kuidas märgata neid emotsioone ja tundeid, mis need tulevad, olla teadlik nendest ja just, et tegeleda nendega, mitte et see kuhugi kellegi peale välja valada. Et see on minu arust väga-väga võimsad tööriistad, mida sa oled saanud. Ma tahaks veel sellega ära tuua, et kui me väga palju trigerdume või nii-öelda käivitume inimestest, kes teevad meile haiget või me ei mõista nende käitumist, siis mina olen läbi nende töötubade ja õppimise jõudnud sellisesse kohta, kus näiteks minu sees on väga suur kaastunne, kui keegi teeb mulle tugevasti haiget ja ma elan selle läbi nii palju rohkem kvaliteetsemat elu ja ma olen rahus, sest et ma ei ketra oma peas, miks mulle nii tehti, miks tehti haiget, miks tema midagi ei mõista, et ma olen ennast välja tõstnud sellest ohvri rollist ja ma näen, et meil kõikidel on erinev reaalsus ja ma aktsepteerin seda, et ma olen nii palju saanud rohkem sügavamat sisemist rahu ja seeläbi kvaliteetsemat elu ja kvaliteetsemaid suhteid ja ka kvaliteetsemat tund. Kui sa lihtsalt tead, et kes sina oled ja miks teised inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad ja mitte lasta liialt nagu kaasa minna sellest. Ja see juba mõjutab nii palju, kui sa oled rahus ja sa oled kohal. Absoluutselt. Kuidas tantra on avanud sinu keha naisena? Et see on ikkagi, ütleme, tantra on ju oma keha jaatamine, et me oleme selles kehastuses siin, selles elus siin ja see keha on see tööriist, läbi mille me navigeerime. Kas ta on kuidagi mõjutanud sinu ühendus sinu kehaga või kehatundlikkust? Ma olen alati olnud väga, väga avatud ja pigem sensuaalne, aga selleks hetkeks ma olin hästi kinni, hästi katki, kui ma jõudsin üritusele esimest korda. Et nagu ma mainisin, ma leidsin iseendaga jälle kontakti ja ma sain selle meenutuse ja selle tunnetuse tagasi kätte, oma sensuaalsuse, oma seksuaalsuse, mis ei ole kuidagi tabu, eks ole, sest me oleme kõik inimesed. See on viinud mind hästi palju oma naiselikkuse ja seksuaalsusega kontakti, mis tegelikult see energia on osa meie igapäevaelust, mitte ainult see, mis me teeme kusagil magamistoas. Et see kindlasti on väga tugevalt ja väga positiivselt mõjutanud seda. Ja kindlasti on palju inimesi, kes on mõelnud, et mis seal tantrafestivalil siis toimub, et sa tõid ju seal nagu nii häid omadusi, et tõesti see enesearmastus ja toitvad suhted on nii olulised, aga mina olen küll kuulnud, et linna peal käivad ikka sellised kahtlased jutud ja legendid, et see tantrafestival on üks ikka kahtlane koht.
et kas siis on seal niimoodi, et seal toimub ikka selliseid kahtlaseid tegevusi ja grupiseks ja kõike mida veel, et sina kui olija käinud, räägi nüüd ära ausalt. Mina kui veteran. Just. Isegi kuulsin enne, kui esimest korda tulin, et raudselt seal on mingi seksimine, mingi grupiseks ja kõik on kindlasti paljad ja et noh, ma ei tea, seal on mingi kahtlane seltskond koos. Et see ei vasta tõele. Ei vastagi? Ei, et vabandust, kui ma kellelegi pettumust valmistan. Mis seal toimub siis? Mis seal toimub? Seal toimub imeliste, tarkade inimeste kogunemine, uute sõprade leidmine, uute tutvuste tekitamine, puhkus sinu hingele, sisemine areng, iseendasse kohale jõudmine, iseenda äratundmine, oma mõtete ja väärtushinnangute kvaliteedi parandamine. Aga läbi mille see toimub? Mis seal tehakse siis 4 päeva? Mida me teeme seal 4 päeva? Meil on erinevad õpitoad ehk töötoad, kus me siis kas harjutame kehatööd, hirmudest vabanemist, mõttemustrite muutmist, oma partneriga sügavama ühenduse saamist, laulmist, tantsimist. Aga tantra on ju seks, kõik arvad, et tantra on seks. Ma arvan, et seks on 10% sellest umbes. Et need, kes nagu selle eesmärgiga tahavad nüüd festivali tulla, et need nad peavad natuke pettuma meis. No selles mõttes, et see, mis sa teed oma telgis või oma toas, kui sa tahad seksida, sa võid seksida alati kuskil omaette ju. Et me sind grupiseksile nagu ei kutsu. Aga oma keha ja oma inimlikkuse ja oma seksuaalsusega kontakti saab küll. Jaa, aga kindlasti nüüd inimesedki mõtlevad, et nii tore oleks ennast avastada ja seda sisemaailma just avastada ja kogeda seda. Ja on kahtlused, et kuidas ma siis tulen, et kas ma pean üldse midagi teadma, kas ma pean olema kuidagi ettevalmistunud selleks, et tulla tantrafestivalile. Kuidas sina inimesi julgustaksid? Kas on vaja midagi, mida sa pead enne teadma? Ma arvan, ainuke asi on see, et sa pead teadma, et sa tahad tulla. See on kõik. Ja kogeda. Sul ei pea olema mingisuguseid tutvusi, eelteadmisi. Lihtsalt tule avatud südamega ja tule ühine meiega. Ja kindlasti paljud ju mõtlevad, et tahaks tulla, aga võib-olla sõprade hulgas ei ole veel inimesi, kes on valmis tulema festivalile. Et kas üksi on ka turvaline tulla? Üksi on täiega turvaline tulla. Mina olen kõik korrad käinud üksi, ka siis, kui ma olen olnud suhtes, sest minu jaoks see on sügav sisemine enese arengurännak. Ja ma tean, et mul on seal alati tuttavaid. Esimest korda tulles mul oli 2 tuttavat nägu. Mitte sõpra, aga tuttavat nägu, sest me elame Eestis ikkagist. Ja ma kohtasin sellist sooja vastuvõttu ja sellist energiat, mida ma korra vaid olin kohanud hingerännakul Peruus ligi 10 aastat tagasi, kus meid oli 20 inimest, grupitäis inimesi ja mulle tundus, et nad kõik üksteist juba teavad, kuigi nad olid erinevatest maailma osadest. Aga see oli lihtsalt selline soojad, sõbralikud inimesed, kes tervitavadki sind täpselt samamoodi, nagu sa oleksid nende vanaema näiteks. Et sa ei pea kedagi teadma, sa võid tulla täiesti üksi. See on just parim viis oma mõttemaailma avardada ja leida uusi tutvusi ja kui sa kardad, siis ma soovitaksin nagu vaadata enda sisse või loobuda sellest enesesabotöörlikust mustrist, et äkki midagi läheb valesti või äkki midagi juhtub, et aga mis siis kui? Või mis ma pean üldse tegema? Ja sa ei pea midagi tegema, sa võid lihtsalt olla ja kogeda ja tegelikult olla lihtsalt sina ise ja sa oled alati vastu võetud. Kas sa tunned sealt kedagi või? Tantrafestivalil on inimesed, keda huvitab sisu, mitte see, mis autoga sa sõidad, mis käekell sul peal on. Et sul võib see šokolaadikarp juba uhke olla, teed lahti ja seal on nagu mädakala on sees, on ju.
aga tantrafestivali inimesi huvitab see, et sa oled hea inimene, et sul on hea süda, millised väärtused sul on. Sellepärast ma võin ükskõik kellega ühenduda, sest et ma tean, et me oleme nagu sama. Ma tean, et me oleme samasugused. Mina täiega julgustan tulema kõikidel, ka kui sa kahtled või kui sa kardad. Minu arust üksi on eriti lahe käia, sest kui sa lähed kuskil nagu sõbraga, siis sa oledki just kui sõbraga koos ja siis teeme, et mida sina tahad teha või et mida kuhu sina tahaksid minna. Aga siis sa saad päriselt lasta ennast kaasa viia sellele, et mida mina tahaksin kogeda. Et millist töötuba või millised inimesed mind tõmbavad või kas ma äkki tahaksin hoopis terve päev käia saunas ja rääkida inimestega tervisest ja laste kasvatamisest või õnnest. Kas see on ka tantra siis või? Absoluutselt. See on ju kõik, see on see meie hingetee. Absoluutselt. Ja see on hästi ilus, et sa ütled, et sa saad ise valida, et tihtilugu, kui me olemegi oma sõpradega või suurema seltskonnaga koos, et see on ka selline turvatsoon, aga seal võib-olla sinu need soovid ja impulsid, sa pead nagu kompromisse tegema. Aga kui sa tuled üksinda, siis sa tõesti oled nagu nii nagu tunnetuses, et vot nüüd ma magan kauem või nüüd ma lähen äkki üldse mediteerin või lähen käin saunas, et ma ei pea mõtlema, mis mu sõbrad või mu kallim tahab teha. Ja see võib ollagi natuke hirmutav, et ma lähen üksi, mul ei ole seda tugigruppi, aga samas see annab sulle sellise spurdi enese kasvule, enese arengule. Ja kindlasti sa tutvud ka kergemini teiste osalejatega. Kui sa ei tee mitte midagi uut, siis sa ei koge mitte midagi uut. Nii et sa võid valida, kas sa elad seda sama aastat, 70 aastat järjest ja siis sa ütled selle kohta elu. Ja kui sa tahad teistsuguseid tulemusi ja sa tahad muutust, sa tahad midagi uut, sa tahad võib-olla olla õnnelikum või tervislikum, siis sa peadki võtma neid väikeseid uusi samme ja ma räägingi selle inimesega, keda ma kunagi ei ole kohanud või ma lähengi siia töötuppa, kuigi ma ei tea sellest mitte midagi ja see on täiesti okei. Aga kui sa seda ei tee, siis sa oled täpselt seesama inimene ja elad täpselt seda sama elu lõpuni ja minu jaoks igatahes, ma ei tea, mis teie arvate, aga see on mega hirmutav. See on hirmutav, mitte see, et ma teen midagi uut. Aga nii palju inimesed ju jätavad kogemata uusi asju, sest neil on hirm selle teadmatuse ees, et aga kui ma lähengi kuhugi, kus ma kunagi varem ei ole käinud ja see muudab mu mõttemaailma ja ei olegi enam mina see, kes ma varem olin, mis siis saab? See on ju hirmutav. Minu arust hirmutavam on see kahetsustunne, kui ma olen oma surivoodil ja ma näen, et ma jätsin tegemata asjad, mis mind tõmbasid või paelusid või olid huvitavad, aga ma kartsin. Ma kartsin, et mida keegi arvab ja ma kartsin, et äkki ma ei saa hakkama. Ma kartsin, et äkki on hirmus. Või me mõistetakse hukka. Ja keegi kindlasti mõistab hukka ja kui mu naaber sellest kuuleb, siis ta ütleb, et ma olen loll. Et mina kardan nagu seda asja. Aga tõesti, et mis elu see siis on? Mis elu see siis on? Ja, et mina näiteks ise tunnen elusus siis, kui ma kogen midagi uut ja alati see uue kogemine on natukene sellise hirmutav. Või põnev. See on põnev, see on hirmutav, selline väike hirm on sees ja seal on selline teadmatuse komponent sees, aga mida ta teeb, ta tegelikult äratab meid ellu. Kui me astume sellest rutiinsest mustrist välja, siis me oleme sellel hetkel autentsed, sest meil ei ole mustrit, kuidas ma peaksin selles olukorras käituma. Ja sa koged ennast täielikult sellele esimest korda, kui sa midagi koged, sa koged autentsena. Ja sest sa ei tea, mida oodata ja sul ei ole käitumisnorme selles. Et minu arust see on põnev. Et see on nii põnev, et elu on põnev, kui me julgeme võtta vastu otsus, et ma tahan kogeda nagu väike laps. Jaa, minu poeg on 4-aastane, ma näen just tema pealt seda, kui palju on seda imetlust ja otsimist ja avastusi ja kõik ongi nii põnev, isegi kui sa näed esimest kord bussi, see on põnev. Ja me kuidagi mandume nii ära või öeldakse, et mis sa siin laulad või mis sa siin hüppad või et umbes, et see on ju tavaline või et umbes, et ole vait ja ole rahulik ja umbes, et tee tööd ja sure ära, on ja. Et mulle väga meeldivad sellised hetked, kui ma saan avastada ennast ja avastada maailma või tõdeda, et ma ei ela seda tavalist elu, kus mul ei ole midagi põnevat oodata või kogeda. Et on nagu turvaline, on nagu okei, aga suurepärane ei ole. Nagu
noh, see on nagu olen rahul, aga väga ei naudi, on ju. Et päriselt, kui sa ei ole kass oma 9 eluga, siis mina soovitaksin elada praegu, nüüd ja kohe, ilma garantiita, et sul on homne või ülehomne ja tegelikult võtta julgelt vastu neid valikuid, mis viivad sind põnevate inimesteni, mis viivad sind võimalusteni avastada maailma ja iseennast ja seigelda ja kogeda midagi teistsugust, mida sa ei teadnud, et on olemas. Sest vastasel juhul sa eladki neid samu aastaid, 70-80 aastat. Ja kuidas need aastad lendavad kiiresti. Ja tegelikult, kui inimene tuleb üksinda festivalile, et seal on ka töötoad, ringid, kus inimesed saavadki kohtuda teiste inimestega, kes on ka üksi tulnud ja luua ühendusi ja sidemeid, et ka selle peale on mõeldud. Et kindlasti mina arvan ka, et ei tasu karta tulla selle pärast, et ma ei tea midagi või et mis siis saama hakkab. Et minu arust sina, Kristel, oled küll imeline näide sellest, et kuidas sa oled naisena särama löönud, kuidas sa oled enesekindel, kuidas, kui ma näen sind seal festivalis, oled selline särav päike alati, eks, ja mis on nakkav. Ja siis ma säran vastu, kuna sina särad, et minu arust see on ju tore, kui kogeda seda elurõõmu ja sul on loodud see, ütleme, keskkond, kus sa saadki ennast avastada nagu väike laps. Me oleme seal liivakastis ja iga üks avastab ja siis vahepeal antakse meile natukene mingit tööriistu, kuidas neid tehnikaid teha ja kuidas õppida teistega mängima. Nii et mina ootan põnevusega seda festivali ja me kohtume sinuga ju peagi juba ja kõik need, kes mõtlevad või kahtlevad, et me loodame, et te saite ka siit väikseid juhtnööre või nippe, kuidas siis ennast festivaliks ette valmistada ja tegelikult ei olegi midagi väga üldse ette valmistatud, lihtsalt avatud südamega kohale tulla ja võtta see elukingitus vastu. Ja aitäh sulle, Kristel. Aitäh sulle, Bella. Ja aitäh.